ma näitan teile tahvlile, kuidas see asi käib. Liita te oskate, murde. Öelge mingisugune suvaline fraktsioon. 7 kaheksandikku miinus 5 kaheksandikku. Noh, see on selline hästi lihtne. Miks ta lihtne on? Jaa, need on ühesugused, eks ole, siis kui need oleksid toad, mitte toad, vaid majad ja kummaski majas on 8 tuba, ühesugused toad, siis me saame neid võrrelda, neid maju omavahel. Ja mis me siia nüüd alla kirjutaksime? See sama 8 jääb, jah, siin midagi ei muutu. Jah, just me teeme ainult üleval selle tehte, et kui enne oli 7 tuba hõivatud, võtsime 5 tuba vabaks, inimesed läksid ära, järele jäi 2 hõivatud tuba. Ja mis me nüüd selle fraktsiooniga edasi saame teha? Meil on küll selline maja, kus on 8. Nii, saame seda teisendada. Milliseks? 1/4, jah, kuidas sa said 1/4? Tegin 2 ja 8. Mõlemad jagasid samaga, et see, mis teeme ülakorrusel, see sama asi tuleb teha alakorrusel ka, et saime siis 1/4. Samas, kui me nüüd võrdleme, teeme selle sama majad ja toad võrdluse, et selles majas on 8 tuba, millest 2 on hõivatud, aga selles majas nüüd, kui me teisendasime, nüüd on ainult 4 tuba, millest 1 on hõivatud. Kas need 4 tuba on suuremad või väiksemad kui need 8 tuba? Sa pakud, et väiksemad. Miks? Aga kujutame ette, teeme siia ühe maja. Nii, mis on jagatud 8 toaks. Niimoodi, need 8 tuba. Ja teine, täpselt sama suur maja. No oletame, et need on sama suured. Ja siin on 4 tuba. Jaa, et mida väiksem arv siin on all, seda suuremad need jaotised siin on sees. Aga miks need 2 on võrdsed? Seda sellepärast, et meid huvitab see, mis nad kokku annavad. Ehk siis 2 jagatud 8 on 0,25, nagu ka 1/4. Ehk siis mõlemal juhul on see osa hõivatud ja ülejäänud vaba. Nii, see oli väga lihtne selline näide, aga teeme nüüd mingisuguse keerulisema näite ka. Teise värve. Öelge mulle mingisugused teised murrud nüüd. Te sellist tehet oskate teha 2 miinus 5. Mis te saate? Mis sa saad? 3. Nii. Mis sa saad 2 miinus 5? 3. Mis sa saad 2 miinus 5? Aga 5 miinus 2? Ei ole, on küll. Aga kuidas see saab sama olla? 2 miinus 5 ja 5 miinus 2? 2 miinus 5 on 3. Et kui sul on 5 õuna, 2 sööd ära, jääb 3 järele. Aga kui sul on 2 õuna ja 5 sööd ära, kas sa saad seda teha? Kas -3 just nimelt, et kui me enne olime siin vee peal 1 ja 2, et see on nagu veetase, me olime 1 ja 2 meetrit siin üleval, siis nüüd ma teen -5 ja ma lähen 1 alla, teine alla, 3 alla, 4 alla ja 5 alla.
ja jõuan -3-le. Ehk siis 3 meetrit vee all, näiteks kui see on nüüd 2 meetrit vee kohal, võtan 5 meetrit allapoole, see on -3 meetrit. Teeme samasuguse näite siia, vahetame need kaks ära, vaatame, mis me saame. 5/8 miinus 7/8. Mis me siia alla kirjutame? Endiselt 8, ja. Mis me siia üles kirjutame? -2, jah. Saime -2/8 nüüd. Nii et see märk on oluline alati, et miinus tuleb tähele panna. Ja nüüd võtame veel ühe keerulisema näite. Teeme sellise näite, kus all on erinevad asjad. Teeme ühe lihtsama keerulisema näite. Kõigepealt. Näiteks 5/8 miinus näiteks 1/4. Mis nüüd siia alla tuleb? Pakud, et 4, miks? Aga vaata, neid jaotisi, see mitmeks miski on jaotatud, neid meil ei ole mõtet liita ega lahutada. See on, et näitab mitmeks osaks on jaotatud. Neid me ei saa omavahel liita lahutada. Mis me nendega teha saame? Taandada, ehk siis õrendada. Ma ei näe siin. 5 me ei saa millegi muuga jagada kui 5-ga. 1 juba on selline, mida me ei saa millegi muuga jagada kui 1-ga. Mis sinu nimi on, tuleta meelde? Teron. Sa alguses ütlesid, kui ma küsisin, mida te oskate teha, siis sa ütlesid, mida me saame veel teha. Mida me nendega praegu teha saame enne, kui me neid saame lahutada üksteisest? No vaata, alguses sa ütlesid, et mida te teha oskate liita, siis sa ütlesid vist teisendada ja siis ma küsisin, et milliseks teisendada, siis sa ütlesid ühenimelisteks ja ühiseks jaotuseks. Mis võiks olla nendel kahel ühine jaotus? Kaheksa, jah? Miks 8? Jah, 8 saab mõlemaga jagada. Seetõttu 8 sobib siia. Nii, ja mis me siis saame, mida me üksteisest nüüd lahutame, mis me siia peale kirjutame, millise tehte? Ma panen siia miinusmärgi vahele juba ära. Kas 5 jääb samaks või ei jää? Kui meil 8 on all. Milliseks sa muudaksid selle siis? Okei, aga teeme siia alla selle sama asja, ma kirjutan ümber natuke teistmoodi, 5/8, kui ma jätaksin samaks. Ja kui me siia alla paneme 8, mis me siis 1-ga teeme? No milliseks? Meil on 1/4 vaja saada mitu 8. Ja kuidas said? Jah.
mõlemad saame sama asjaga korrutada, eks ole. 1/4 on sama, mis 2/8. Ja noh, tegelikult see on sama asi, mis me siia üles nüüd kirjutame. 5 miinus 2. Ja saame siia 3/8, just nimelt. Et kui sul on niimoodi lihtsam, et sa enne teisendad ühenimelisteks, siis tee niimoodi, aga sa võid seda ka korraga teha, siis tehakse niimoodi, et sa jagad 8/4 ja kirjutad siia tihendaja, mis on siis 8/4 on 2 ja siis sa need 2 korrutad omavahel, siis sa saad selle teise arvu. Nii, aga teeme nüüd veel ühe keerulisema näite, kus ei ole sul ainult erinevad alumised arvud, vaid et neid ei oleks niisama lihtne teisendada. Kirjutan siia selle samuse 5/8. Aga paneme siia näiteks 2, noh, mis siia alla võiks tulla, paneme 2/3. Nii. Mis me nüüd võiksime teha? Mis on esimene samm? Sa tahad kohe jälle lahutama hakata, aga mida sa lahutad? Vaata, siin see maja on 8 toaks jagatud, aga see on 3. Me ei saa praegu neid võrrelda. Meil tuleb kõigepealt teha nad omavahel võrreldavaks. Mis võiks olla ühine jaotus nendele mõlemale? Sest nüüd me ei saa isegi 8 8 jätta, vaid peame selle ära muutma. Meil tuleb leida selline arv, mida me saame mõlemaga jagada. Ja kõige parem, kui see on võimalikult väike. Milline arv jaguks nende mõlemaga? No siin on kaks võimalust, kuidas seda teha. Mina teeksin niimoodi, et ma võtaksin selle 8, kuna see on suurem kui 3 ja hakkaksin seda ise endale juurde liitma 8-le siis. Kuna 8 3-ga ei jagu. 8 + 8 on 16. Kas 16 jagub 3-ga? Palju on 16 3-ga? Ei jagu, jah. Paneme veel 8 juurde. 24. Kas 24 jagub 3-ga? Suurepärane. Oleme leidnud selle 24. Nii. Siis me saame need mõlemad murrud ümber kirjutada selliseks, et meil on all 24. Teine võimalus, kuidas seda 24 saada, oli see, mis teil kuskil õpikus vist on kirjas. Et me kirjutame teguriteks lahti mõlemad ülemised korrused, mitte ülemised, alumised. Nii, 8 siis. Saame jagada 2-ga, saame 4, saame jagada 2-ga, saame 2, saame jagada 2-ga, saame 1 ja saame jagada 1-ga. Ja teine arv on meil 3. Seda me saame 3-ga jagada, enne kui me 1-ni välja jõuame. Ja nüüd hakkame võrdlema neid ridu rea haaval, et kui me leiame sarnased, siis me jätame ainult 1 alles. Kui need sarnaseid ei ole, siis me korrutame kõik omavahel. Seega 2 korda 3 korda 2 korda 2. 2 korda 2 on 4, korda 2 on 8, korda 3 on 24. Niimoodi jõudsime teistmoodi selle 24-ni.
nii, kui meil on 5 osa 8, siis mitu osa see 24 on? Sa olid Martin, jah? Ütle sa ka midagi. Mitu osa 24-st me peaksime siis võtma, kui me võtame 8-st 5? Et sama välja teeks. 2. Ainult 2 või? Veel vähem. Vaata, kui meil on see asi on jagatud 8-ks, teen selle koridori niimoodi. On praegu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja me võtame siit 1, 2, 3, 4, 5. Ja meil on kõrval teine samasugune, mis on jagatud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nii, siis me peame veel panema siia neid kriipse juurde, et kui meil on 24 jagatud, siis mitu kriipsu meil peab olema vahel? 23 on 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23. Ühesõnaga hästi palju. Ja sa ütlesid praegu, et me võtame ainult 2 osa. Kas need on võrdsed? Ei ole. Me peame sama palju saama, et me siia jõuaksime sellele joonele. Sest see siin on 5 osa 8-st, aga see on mitu osa 24-st, et sama palju oleks. Meil tuleb selle 5-ga midagi teha, mida me teeme. Kui see on 8-ks jagatud ja see on 4-ks. 19, arvad, et 19? Aga kuidas sa saad 5-st 19? Millise tehtega? 20, nii, kuidas sa said 20? Miks 4-ga? Sellepärast oli kõige suurem arv, millega ma saan korrutada. Kõige suurem arv? Sa mõtled, et kõige suurem arv, et oleks veel tulemus väiksem kui 24 või? See ei käi niimoodi. See käib hoopis niimoodi, et vaadatakse, mitu korda see 8 24 sisse läheb. Mitu korda läheb? 3. Seega 3-ga tuleb korrutada. Ja kui me 3-ga korrutame, siis me saame siia 15. Et kui siin on 5 osa 8-st, siis on sama palju kui 15 osa 24-st. Ja 19 oleks liiga palju olnud. Ja 20 oleks ka liiga palju olnud. Nii, aga siis kirjutamegi siia esimesele nüüd 15 ära. Selle me saame ka niimoodi, et 24 jagatud 8-ga kirjutan laiendajaks ehk siis tihendajaks 3 ja 3 korda 5 on 15. Nii, aga nüüd on mul 2/3 vaja teha 24-ndikeks. 16, 24. Kuidas sa said 16? Jagasin 24 3-ga. Said siia 8 ja siis 8 2-ga ja 16. Nii, ja mis me nüüd siia saame? Nüüd on meil lihtne, alla mõlemal pool 24, siis tuleb siia ka 24. Mis üles tuleb? Kuidas sa 2 said? Ma tegin 24, ei tuleb. Kuidas sa 8 said? No võib-olla, ei oota, see on 1 ikka. Ja kuidas sa 1 said? -1 jah, 15 lahutame 16 ja saame -1 24.
nii, nüüd ma olen kõik need 4 põhitüüpi lahutamise kohta ette näidanud.